Kujutle maja, mis on nii kaua maha jäetud, et terved põlvkonnad pole seda kunagi asustatuna näinud. Sel nädalal avastasime Portugali Häärveri, mis on olnud hüljatud peaaegu 6 aastakümmet. Viimane kord, kui selles majas kedagi avastati, oli 1971 aastal, kuid keegi linnas ei mäleta, et siin oleks keegi elanud. Tundub tõenäolisem, et maja oli viimastel aastakümnetel lihtsalt laoruumina kasutusel. See maja ehitati 1800. aastate keskel Pinto perekonna poolt, kes olid pühendunud kristlased. Selles majas elasid nende 2 last, Elisa ja Joachim, keda kasvatati tugevas usus. Tõenäoliselt suri Elisa varakult, jättes Joachimi siia üksi elama. Temast sai sügavalt pühendunud kristlane. Ja kuna kummalgi tõel vennal polnud lapsi, elas ta oma päevad üksinda vanemate kodus. On peaaegu võimatu ette kujutada, et see maja on olnud üle poole sajandi tühjana ja puutumatuna. Mälestused teisest ajastust sõna otseses mõttes selle seinte vahel lukus. Sukelduge koos meiega sellesse müsteeriumisse. Milliseid saladusi on see maha jäetud häärber peaaegu 60 aastat varjanud? Tere tulemast tagasi kõigile Bros of Decay kanalile. Mina olen Leslie, nagu tavaliselt kaamera taga, Mr. Danny. Jah, just nii. Sa varastasid kaamera minu käest. Tere. Ja. Aitäh, et sa jälle filmid ära. Pole tänu väärt. Ja me oleme taas koos selles kaunis Portugali riigis, Danny kodumaal, ning filmime siin veel üht laitmatut kohta. Danny, räägi, mis on selle koha juures kõige erilisem? Ma arvan, et selle koha kõige erilisem asi on see, et siin elas tegelikult preester. Täpselt nii. Joachim, selle koha endine omanik, oli preester. Ja minu teada olen ma ainult ühe korra filminud preestri maja. Lingin selle siia üles. See oli minu enda kodumaal, aga sellest on juba 6 aastat möödas. Nüüd hakkame filmima mahajäetud preestrimaja Portugalis. Ja see koht, daamid ja härrad, uskuge või mitte, pärineb 19. sajandi keskpaigast. Väga vana koht. Me seisame praegu siin tagahoovis. Nagu näete, on see koht olnud väga pikka aega võssa kasvanud. Tegelikult on see olnud maha jäetud alates aastast 1971. Peaaegu 5 aastakümmet. Kas suudad seda ette kujutada? See on hullumeelne, aga see on viimane kuupäev, mille me leidsime, nii et see ongi hullumeelne. See pidi nii olema, sest see kuupäev on sõna otseses mõttes 2 korda vanem kui meie mõlemad. Ja kas sa suudad ette kujutada, et siin pole 50 aastat elatud? Tagaaed pidi omal ajal olema täiesti imeline koht, kus lihtsalt ringi jalutada. Ja siin olid kõik need väikesed purskkaevud, näiteks see väike purskkaev. Lihtsalt imeline koht. Isegi väike kiri on siin seinal. Wow. Kindlasti on näha, et see oli usuline paik. Kui me ei eksi, Danny, need väljaulatuvad osad seal seinal, need on kujude jaoks, eks? Yeah. Ja seal sees oleks nagu religioosne kuju, kui ma ei eksi. Yeah. Täpselt. See on see aken, kust me hiljem sisse läheme. Aga kõigepealt tahan ma sulle natuke seda kinnistut näidata ja tutvustada ja selle eripärasid muidugi. Ma ei tea täpselt, mis selle põhjus on, aga me oleme seda Portugalis palju näinud, et tähtsatel ja rikastel inimestel on enamasti oma isiklik kabel. Ja nii on ka siin. Danny, kas sa tead konkreetset põhjust, miks neil võiks olla kabel oma majas? Nad on rikkad, neil on raha ja nad tahtsid oma isiklikku palveruumi. See on tõenäoliselt põhjus. Jaa, täpselt. Ja see näeb välja väga ilus. Kahjuks pole see enam ligipääsetav, aga nagu näha, oli see kunagi väga suur kabel. Ma ei usu, et sellel on mingit seost sellega, et Joachim oli preester. Sest see hoone oli juba enne tema sündi ehitatud. Tõsi, aga jah, see on nimeline, et neil oli oma väike kabel. Ja seal Niil on isegi kell. Jah, nad helistasid kella.
Vau. kui oli ilmselt palveaeg või midagi sellist, ma ei tea. Ei, see on lihtsalt kell, mis tavaliselt heliseb igal täistunnil teatud kellaaegadel. Jah, selleks, et öelda, et pole kell 1, pole kell 2. Üks viimane asi, mida ma tahtsin siin näidata, on see, et meil on ka maja küljeuks. Siin näete neid rohtu kasvanud treppe, kust endised omanikud said alla minna ja oma koju jõuda. See on hullumeelne. See on hullumeelne, kui võssa see on kasvanud. Ja, isegi need väikesed kujud siin. Kas oled neid näinud? Jaa. Nagu igal pool selles aias on peidetud detaile. Hullumeelne. Jah, minu jaoks tundub see natuke müütilise paigana, sest see on nii tihedalt kinni kasvanud. See on, see on üsna ilus. Nüüd saame me ikkagi sellest väravast läbi minna ja minna maja õue teise ossa. Ma olen teiega aus. Siin näete, et see oli kabeli külgvaade. Ja sellel kinnistul on arvukalt hooneid. Ja ma usun, et see on seotud äriga, mis oli enne Joachimit, tema isa ja vanaisa ajast. Aga kuna neid hooneid pole sõna otseses mõttes võib-olla 100 aastat kasutatud. Jah, see oli ilmselgelt nii. Ta oli lihtsalt preester, ta ei tahtnud äriga rohkem tegemist. Nii et jah. Nagu siit näha, need on mõned vanad kõrvalhooned ja aidad. Jah, me ei saa isegi sisse kõndida. Kõik ongi nii. Kõik on läbivend. Aga mulle meeldib selle hoone stiil. See on tegelikult väga suur. All on suur kelder. Seal üleval on kinnistu. Mõtlen, ja siis me juba arutasime paari asja. Aga seda hoonet on aastate jooksul renoveeritud. Osi on juurde lisatud. Näiteks see käik, mida me siin näeme, on hiljem juurde ehitatud. Tõenäoliselt on seda kohta mingil hetkel kasutatud ka veini tootmiseks ja muudeks erinevateks äritegevusteks. Siin on käik, viime teid sinna selle video jooksul hiljem. Aga nüüd on aeg kõigil teile selle koha sisemust näidata ja näidata, kus Joachim elas ja kus perekond ise elas. Lähme sisse. Olgu, on aeg sisse minna. Uurime kõike. Mõnikord lähed esiuksest sisse, mõnikord aklast. Sa ei tea kunagi, kuhu aja jooksul looduslikult sissepääs tekib. Ma võtan selle sinu jaoks, mu sõber. Aitäh. Ja ma olen sees. Pane siin tuled põlema. Jah, pane siinni. Olgu. Lihtsalt privaatsuse huvides. Lihtsalt privaatsuse huvides. Nii saame seda kohta rahulikult filmida ja päriselt rääkida teile Joachimi elust. Aga tal oli ka õde, Elisa, ja ka tema elas kunagi siin paigas. Oleme kohe sattunud väga ilusasse tuppa. Nagu näete, on siia jäänud mõned kaunid mööbliesemed. Ja mina ja Tänni arutasime seda juba. Ta oli preester. Talle ei läinud kallid asjad eriti korda. Jah. Aga kogu mööbel, mida sa siin sees näed, oli tõenäoliselt tema vanematelt ja vanavanematelt ning selles peres põlvest põlve edasi antud. Jah, ta lihtsalt jättis asjad nii, nagu need taigutasid. Ja. Me teame ka, et Joachim andis kogukonnale palju, nii et ta ilmselt andis aja jooksul kogu oma vara ära. Muidugi, Rukia oli jutustaja. Nii et Jah. mulle meeldib see kujutis sellest naisest, mis meil siin seinal ripub. Kullatud, kaetud pildiraam. Ja siis see naine siin, ma arvan, et ta pidi olema üks vanaemadest. Üks selle perekonna varasematest põlvkondadest. Samuti ilus Paul Streeti tuul. Wow. Me juba arutasime, kas me teame, kui vana see on või kus see pärit on. Jah, see on. Sa arvasid, et see on 1700-ndatest, eks? See on kindlasti 17. sajandist. Jaa. Kui see ei ole 17. sajandist, siis on see 19. sajandi algusest. Või selle ajastu koopia. Jah. See võib olla küll, jah. Aga see on imeline tuul. Ja minu lemmikmööblise on kindlasti see suur diivanpink, mis meil siin seisab. Samuti on see tõenäoliselt ese, mis on põlvest põlve edasi antud. Aga see näeb välja, nagu see oleks Portugalis tehtud. Jah, see võrk siin on väga Portugali moodi. Jah, taga silmapaistev. Need nikerdused samuti,
kõik selle eseme juures on minu arvates väga portugalipärane. Jah. See on tohutu. Tõesti väga suur. Jah. Kas sa kujutad ette, et see mees elas täiesti üksi selles suures majas? Jaa. No näed, siin on kõik need mööbliesemed igal pool, toolid. Aga ta elas siin täiesti üksi. Alguses koos oma õega ja pärast seda, kui õde lahkus, jäi ta üksi. Siil on peegel. Imeline peegel. Ja siis seal see diivan on ka päris ilus, ütleksin ma. Jah. Mulle meeldivad need detailid seal. Kas see on mingi vapp? Ei. See on lihtsalt millegi disain. Jah. Okei. Ja siin on meil selline suur sahtlikkapp. See ei avane. Kas see näeb selline välja? Ei. See on kirst. Sa teed nalja? Ei. See on kirst. Vau. Siin sees on lahter. Jah, see on täiesti tühi, aga see on tõesti lahe. Jaa. Vau. Mitmed tükid salmid siin. Jah, see on ilmselt kõik piiblist, eks? Ei, ma võib-olla oleks võinud olla. Ma ei saa seda isegi lugeda, sest see on ladina keeles. Vau. See sisaldab tõenäoliselt, see on kindlasti mingi usuline asi, aga ma ei tea, mis see täpselt on. Jaa, neid on palju, jah. Siin on isegi veel üks. Pilt veel üks tema 4 esiisast, mis on siia seinale jäänud. Ta oli omal ajal väga tähtis mees. Ja muidugi, ärgem unustagem, et see maja saab olema täiesti täis religioosseid kujutisi. Joachim oli pühendunud oma usule ja tal olid need kujutised kogu oma majas. Mina ja Danny arutasime seda ka. See on väga lihtne televiisor. Ja tõenäoliselt ei pidanud ta neid kalleid asju eriti väärtuslikuks. Täpselt nii. Nii et ostad lihtsalt väikese, et midagi vaadata, jah. Samuti jumaldan neid raamatuid, mis siin selle kõrval lebavad. No, ¿qué tal? Kristjan, see tähendab kristlust. Ei, kristlikku aastat. Kristlik aasta. See on midagi, see on lihtsalt ühe raamatu nimi, ma arvan. Ma ei tea. Olgu. Ma ei tea, mida see kujutab. Ja kullatud piibel, nagu näete. Võib-olla tema kõige hinnalisem ese. Vau, see on ilus. Milline tuuba? Jah, las ma annan sulle ülevaate. Ja mulle meeldib ka see, et lagi koorub. Ma just vaatasin seda. Siin tippus kunagi lühter, aga see on nüüd kadunud. Võib-olla ta müüs selle maha ja andis kogu raha ära. Jah. Kas sa oled neid uksi näinud, mis viivad järgmisesse tuba? Jah. Vau, tohutud uksed. Need on hullumeelsed. Siin on nagu klaas, siis rauast detailid. Vau. Miks peaks sellised uksed majas sees olema? Need tunduvad nagu uksed, mis viivad majast välja. Jah, nagu meie majas. Jah, nagu esimene või teine sissepääs. Jah, ma ei tea. Need tunduvad, jah, mitte. Need ei tundu siia sobivat. Jah. Aga siin näed ka, et see koht on üle graafitud. Nii et need seinad olid varem rohkem seespool, aga muidugi elekter. Lisaks see ei ole plastik, see on lihtsalt natuke tsementi. Ja siin näed ka, et nad üritasid kive rohkem tsemendiga taastada. Nii et nad ei... Ja mingil hetkel lisati elekter. Sest kui see hoone 19. sajandil ehitati, siis loomulikult polnud elektrit. Nii et nad pidid need lülitid lisama ja nad tegid selle päris kenasti ära. Mõnikord näed lossides, et nad panid selle sõna otseses mõttes seina peale. Aga siin pandi see otse seina taha. See on päris kena. Vau. Kes need inimesed on? Mul pole aimugi. Tundub üsna hiljutine pilt. Ütleksin, et 50. või 60. võib-olla. Jah? See, mis on selle kõrval, on üsna vana. Jah, väga heas vormis. Vaata riided, mis tal seljas on. Jah. Väga tuhmunud, jah. Vau, alkoholikapp. Igas Portugali kodus peab olema alkoholikapp. Muidugi. Mis meil siin on? Portvein, jah. See on portvein. See on valge tahvel. Ma ei usu, et see on sõna, aga ma arvan, et see on lihtsalt seal tehtud. Me oleme joonud 69. See on šoti viski. Väga ilus. Kas sa võid alkoholi juua, kui oled preester? Jah, muidugi. Ma joon ka alkoholi. See ei ole mu küsimus. Vaata selle pildi stiili.
on tuhmunud. fotol olevad mööbliesemed, et kõike kokku panna, see on lihtsalt ilus. vitraažaken siin kõrval. Nad pöörasid selle maja projekteerimisel ja ehitamisel kindlasti palju tähelepanu detailidele. Taimed kasvavad siin majas sõna otseses mõttes sees ja võtavad selle üle. Ja vaadake vaid seda eluruumi. Ma ütleksin, et see on üsna hubane. Jah. See on eluruum. See tundub rohkem nagu hubasem koht, mitte mingi uhke asi. See näeb välja tavalisem, ütleme nii. Maja ise on muidugi väga uhke, aga üldiselt on ta selle väga lihtsalt sisustanud. Ja näiteks Prantsusmaal, kui sa lähed mõnda endisesse paleesse või lossi, siis näed alati väga uhkeid mööbliesemeid, lühtreid ja kõike muud. Need inimesed olid rikkad, aga ei näidanud seda välja. Jah, sa tahad, et see oleks mugav. Nii et jah. Seal on see pilt, mis on kahjuks maha vukkunud. Võib-olla. See on foto, aga see näeb rohkem välja nagu joonistus. Jah, täpselt. Kas sa arvad, et see on üldse foto? Ma ei ole selles kindel. Ma arvan, et see on... Okei, ma võtan oma sõnad tagasi, ma ei tea enam. Ja seal on püha õhtusöömaaeg, mida näeme paljudes Portugali kohtades. Kamiinas pole väga pikka aega tuld tehtud. Kas see on mingisugune loobumisleping? Jah, täpselt. Ja see on väga suur. Ei tea, miks see nii suur on, aga see on tõesti suur. Kuule, kui sul on palav, siis... Ma mõtlen, jah. Ei, miks mitte, jah. Ja siis... Diivanid siin ümber võisid olla kamina ees. Ilus. Siin on ka mõned pildid, Tänmi. Tule vaata seda. Arvad, et see võis olla Joachim? Tõenäoliselt. Jah, tundub, ta on siin juba üsna küpses eas. Kas ma saan seda teravustada? Jah. Ja see võis olla tema õde. Ja. Tõenäoliselt. Nii et need olid selle koha 2 elanikku. Alisa ja Joachim. Vau. See on hullumeelne. Ja isegi mõned vanemad pildid siin all. See mees. Vaata seda teravust. Vaata, kui hästi ta on riides. Jah. Vanasti oli pildi tegemine. See oli sündmus. See oli sündmus, jah. Jah. Absoluutselt. See on natuke rikutud, aga jah. Vau, mulle meeldib neid vanu pilte vaadata. Ja kogu selles majas oleme siiani näinud ainult vanu asju. Siin pole sõna otseses mõttes midagi, mis oleks seotud uue ajaga. Jah, Mitte midagi uuest ajastust. need telerid näiteks, need on selgelt 60-ndate või 70-ndate telerid. Need on sellest ajastust. Jah, siin pole sõna otseses mõttes mitte ühtegi asja 2000-ndatest. Jah, mitte midagi. 0, mitte midagi. Siia on jäetud ilusad raamatud. Samuti midagi, mida ma ei saa isegi teada. Veel üks pilt nende esiisadest. Wow. Ma leian, et on kurb, et kuju on peata. Jah, see on ära murdunud. Ma nägin ühte pead seal sahtli peal lebamas, nii et see on ilmselt selle kuju pea siit. Tead, see koht on nii kaua lagunenud ja aja jooksul hakkavad asjad lihtsalt põrandale kukkuma ja purunema. Kas sa oled selle toa lage näinud? Minu arvates on see päris eriline. See on see tüüpiline Portugali lagi, mida me näeme kõigis paleedes ja mujal. Nagu ruudukujuline lagi. Jah, täpselt. Aga see tundub nagu püramiid, ümber pööratud püramiid. Ja siis... See läheb niimoodi. See on see, mida sa näed, kui seisad püramiidi sees. Jah. Ja. Ja kohe siin taga on meil söögiala. Tegelikult üsna suur söögiala. Ja nagu ma sulle enne ütlesin, on selles majas nii palju toole. Nii et võib-olla on siin tõesti palju toole. Joachim kutsus aeg-ajalt palju külalisi külla. Ta oli preester, nii et... Miks ka mitte? Ja üks asi selles söögiruumis, mida sa näed ja millega sa võid suhestuda, on see, et see koht on olnud 50 aastat maha jäetud ja ämblikuvõrgud on kõikjal ja puutumatud. Keegi ei tule enam siia sisse. Vaata seda. Vaata seda nurka. Jah, see on lihtsalt nende tükkide peale kukkunud siin. Ole ettevaatlik. Sa lõhud ämblikuvõrku lambiga. Vabanda. Nagu sa ei kavatse midagi siin katki teha, aga mulle tundub, et see on praegu osa sellest kohast. Jah. Jah, see on tõsi. Suur söögilaud siin, kogu portselani ja kõik muu on endiselt siin alles. Wow. Paldrikud ja kõik muu, see on ilus.
isegi väike auhind või midagi sellist või au äramärkimine ripuks siin üleval. Ei. Tal on sisseastumise diplom. Ma ei suuda nime lugeda. Jah, see on tuhmunud. 1921. Vau. Vau. See on uskumatu. Maria. The young president. President. Kõik, ma ei suuda seda nime lugeda, mis seal on. See on ikka veel tuhmunud. Jah. Elisa? See on Elisa. Jah, ma suudan teist nime natuke lugeda, nii et jah, ilmselt on see tema. See on tütrele. Ja milles see diplom räägib? Pane Bratima, Santo, see on usuline värk. Usuline värk muidugi, ma tean, aga mida sa siis ootasid? Ma ei tea. Ma ei tea täpselt, mis see on. Aga see on usuline, jah, see on usuline värk, jah. Me ei oodanud sellest toast midagi muud, jah, muidugi. Okei, lähme edasi. Sellest kaunist toast liigume edasi koridori, et näha, mida veel selles majas leida võib. Iga samm, mille me siin teeme, tundub nagu samm ajast tagasi. Jah, ja mulle see väga meeldib. Nendes kohtades pole keegi käinud juba 50 aastat ja meie oleme nagu esimesed, kes siia sisse astuvad. See on hullumeelne mõelda, et see on olnud maha jäetud alates 1971 aastast. Mu vanemad olid siis just sündinud ja olid tol ajal imikud. Kas suudad seda ette kujutada? Tõenäoliselt ka sinu vanemad. Jaa. Nad olid umbes 5 või 6 aastased, minu vanemad. Jah, täpselt sama. Me jõuame siia selle koha esimesse magamistuppa, väga lähedal elutoale. Jah. Väga traditsiooniline magamistuba. Näete, et kõik laguneb ja seal on lamp maas. Aga kõige hullumeelsem osa on see, et jah, sõna otseses mõttes hoiab ust kinni puuklots. Toetan voodile ja tunnen, kuidas see juba praguneb. Tõenäoliselt on see termiitide käes. Jah, tõenäoliselt. Aga kõige hullumeelsem osa on see, et kogu voodi on ikka veel üles tehtud. Või noh, nii öelda. Jutumärkides ilmselt loomad on selle laiali ajanud või midagi sellist või võib-olla mingid vandaalid siia kunagi sisse tulnud. Jah, mulle meeldib see kunstiteos. Ja siis loomulikult Maarja voodi kohal, et kaitsta selle toa inimeste öösel. Ja toolil, vau. Ma näen juba nii palju dokumente ja fotosid. Kas me saame alustada sellest nurgast? Sest mul on selline tunne. See on tema. See on tema. Ma tunnen, et see on tema. Siis pidis olema ka Joakimi tuba. See pidi olema tõenäoliselt. Jaa. Oma toa omanik. Seal oli pilt temast, tema riietes, tema isa rüüs või preestri rüüs. Jaa, see on ilus. Väga uhke mees, ma arvan. Ja see on see sama, keda me elutoas fotol nägime, ma arvan. Jah, üsna sama, jah. Jah, siin on ka nii palju vanu dokumente. Näed siin selle ajakirju, siin on mõned brošüürid. Allpool näen Portugali ja Hispaania kaardi. Vaata seda, väga vana kaart. Peninsula Hispanica. Vau. Siin näete te jälle. Kas oled seda juba näinud? Nii, kas sa näed seda? Jah, see on sama pilt. Jah, see on sama mees. Jah, ei. Jah, kindlasti. Kindlasti sama inimene, vau. Nii et see on kindlasti tuba nende asjadega. Jah, absoluutselt. Ja siis on meil siin veel mitu pilti alles. Ma arvan, et need on kõik erinevad inimesed, eks? Jah. Väga vanad pildid. Imelik. Jah, need inimesed näevad samasugused välja. Ei, nad ei ole samad. Ma ei usu, et see on sama. Vau. Ja siin on meil üks pilt. Need on kõik noored mehed. Nad on ilmselt oma koolis või 20. eluaastates ja nad on ikka veel koolis. Jah. Tõenäoliselt mingis lasteaias või midagi sellist. Jah, tõenäoliselt. Oota. Lisaks. Kas sa saad seda teha? See on mingi skaut, ma arvan. Jah. Grupp, jah. Okei. Kas siin on kirjas pakkumine või midagi sellist? Pakkumine. Jah. Nii et see on antud sellele inimesele. Ja nad hoiavad kannatust. Ei, see ei ole kannatus. See kristlane. Kristlik selts. Kristlase rist. Kristlane. See on midagi. See on midagi vana. Kristlasena
aga ma vaatasin ja siin on kirjas 1935. jumal, see on vana mees. See ongi nii vana. jah, Ja ma just nägin silmanurgast, et seal on veel üks. see siin, kas sa oled seda näinud? 1904 kuni 1905. See oli Tuna. Tuna on nagu bänd, koolibänd. olgu. Kursus midagi, mida ma ei suuda lugeda Praga seminarist. nii et, kas oli preestrite seminar, midagi sellist? Jah. Seminar, kus koolitatakse preestreid või lihtsalt antakse haridust, jah, just nii. ma arvan, et need pildid peavad olema seotud nende inimestega siin. Tõenäoliselt. Kas selle tagaküljel on midagi? jah. Üks sõber ja mina. Oh jah, need on sõbrad. Sõbrad saadavad neile fotosid. mu jumal, vaata seda, seal on veelgi rohkem. Vau, need on kõik need inimesed, kes ilmselt on sellel pildil. vaata seda, issand. Vau. ma lihtsalt vaatan, see jäi mulle kohe silma, jah. Nagu... Vaata, kas leiad samad inimesed? jah, ma vaatan, kas ma leian sama. See inimene näeb täpselt samasugune välja nagu see inimene siin. kas ma võin? See ongi tema. See ongi tema. Jah. Kas sa näed sarnasust? jah, need kaks on täpselt samasugused. Nii et need on tema sõbrad aastal 1905. jah, Jumal. Need on kõik Joakimi tollased sõbrad. ja kõik need pildid on siiani siin alles. Ja. Näed sa? A un amigo tähendab nagu sõbrale. jah, ma saan aru. see on uskumatu. See on täiesti uskumatu. Vau. Ja tol ajal oli selliste piltide tegemine suur sündmus. Mõtle, 1905. aastal sellist pilti teha. See on täiesti uskumatu. Ma tunnen, et see on sõna otseses mõttes aare, mida me praegu siin oma kätes hoiame. Leidsin just veel ühe. Veel üks Pane see lihtsalt pärvilisega kokku. pilt. Siin on kogu vapp ja kõik muu pildil veel terve. Jah. Braga, vap, vau. See on midagi muud. Ei, tänapäeval lihtsalt klõps, teed osin pilti. Aga tol ajal oli see nii, et pandi pidulikult riidesse, mindi pilti tegema. See oli pildistamispäev. Jah, sest tänapäeval saab teha miljoneid pilte. Jah. Vanasti oli ainult üks. Lihtsalt väike raamat. Seal on mõned kirjad ja muud asjad, mida ta ilmselt aastate jooksul sai. Üks asi, mida ma sellise kirja puhul tahaksin märkida, on see, kui ilusasti see on kirjutatud. Inimesed võtsid aega, et midagi sellist kirjutada. Ja see on juulist 1904. Nii et see kiri, mida ma käes hoian, on üks 120 aastat vana. Jah, aga see on seotud nende vanematega, sest ma arvan, et siin on kirjas impostos seu, mis tähendab, et see on valitsuselt. Nii et see on nagu põllu ostmine või müümine või midagi sellist. Okei. Ja nad olid ilmselt väga rikkad ja neil oli palju vara ja maad. Siin all on isegi templid näha, mis teevad selle väga ametlikuks. Jah, Need templid on selle jaoks. templil on kirjas 1904, jah. Need templid on mõeldud millegi eest maksmiseks, mitte kirjade saatmiseks. Okei. Need on erinevad, jah. Tänni, ma olen täiesti hämmingus sellest, mida me siin leidsime. See on nii uskumatu. Hullumeelne. See on tõesti uskumatu. Isegi tema riided, ma arvan, on kõik veel siin alles. Jah, see tuba on täiesti puutumata. See oli Joakimi viimane tuba. Ta hoidis neid fotosid ilmselt mälestusena ajast, mil ta käis lasteaias. Ja. Ta hindas seda ilmselt väga. Ta hindas seda väga, jah. Ma arvan, et sa näed siin midagi. Jah. 1971. Jah. Jah, see on umbes see aeg, kui ta suri. Ja see on nagu festa ehk peo flyer. Okei. See juhtus 1991 aastal. Ja tavaliselt on need peod alati seotud preestritega, sest alati on mingi pühaks seotud. Nii et see on nagu linna ja kirikupidu. See oli ilmselt viimane, millest ta osa võttis. Nii et ilmselt ka tema surma kuupäev siis, see aasta, mil ta suri. Wow. Sa näed, et mulle see meeldib. Näiteks see pilt kukkus sealt konksu otsast siia alla ja purunes tükkideks. See on tõeline lagunemise märk. Aja jooksul need asjad juhtuvad. See juhtub lõpuks kõigega maailmas. Ja siin näedki neid lagunemise etappe toimumas. Wow. Milline vaatepilt. Issand jumal. Issand jumal. Näete, nad tõid isegi toole ja mööblit, et rõhutada nende tähtsust.
nende, teate küll, tähtsust. Aadelikkust, jah. Isegi taust siin, näete, see on nagu vaip, mille nad lahti rullivad, et seda pilti luua. Hullumeelne. Ilus. Veel üks. Siin on veel üks usuline pilt. Kas sa tahad näha söögitoa teist poolt? Ühendab. Sest me muidugi ei saanud siit kaudu minna, kuna me ei tahtnud neid ämblikuvõrke siin ära rikkuda. Aga siin näete söögiala teist poolt. Ole ettevaatlik valgustänni, ei taha siin ämblikuvõrku ajada. Kapp on endiselt täis peeneid lauanõusid ja portselani. Täis, jutumärkides. Pärast 50 aastat, isegi kui see on täis, jutumärkides, pean ma seda ikka veel täis olevaks. Kas see on mingi kell? Jah, see oli nuias. Enam see ei ole. See ei ole läbipaistev, seal ei ole akent. See on üsna erinev. Sa ei arva, et see oli kell? Ma arvan, et see oli pigem mingi hoiustamiseks mõeldud asi. Mille jaoks? Ma ei ole kindel. Ma ei tunne seda mööbli eset. See ei tundu mulle nagu vanaisa kell. Tavaliselt oleks sellel nagu vitriinaknas koht, kus oleks kella sihverplaat näha, jah? Jah, see on just. Tõsi. See on tõsi. Mulle meeldib, et need taimed on päris. Nad seisavad siin ikka veel pärast kogu seda aega. Jaa. Ikka veel okkalised pealt. Jah. Sellest, pidin seda lihtsalt korraks läbi mõtlema. Soovisid seda näidata? Jah, tahtsin näidata. Vaatsin ka seda tooli. Vau. See on ilus. Mulle meeldib see nahatöö siin. Jaa. Ja see puutöö siin all. Nugas seal. Ma lihtsalt tahan ettevaatlik olla. Ole ettevaatlik, sest sul on selja taga suur ämblikuvõrk. Jah, ma tean, see on ikka veel siin. Okei, nii, siin. Lähme edasi. Jah, piisi. Nendesse kohtadesse on ohtlik minna. Siin on veel üks tuba. Need uksed on kõige selle aja järel ikka veel alles. Pean olema natuke ettevaatlik, sest ukse taga võib midagi olla. Jah, seal on juurinud. Olgu, lähme. See on sama graveering nagu teiselgi. Ja mulle tundub, et see näeb natuke välja nagu nõid või midagi sellist. Aga ma arvan, et see on pigem rüütel. See on rüütel. Tal on pea. Jah, tal on soomus seljas ja kõik muu. See on siin nurgas paigutatud. Kogu majas on neil samasugused toolid. See tähendab midagi. See võis olla Elisa tuba. Jah, tõenäoliselt. Ta lahkus, ma arvan, et ta lahkus majast varem. Ja ta ei elanud siin kogu oma elu. Aga see pidi olema tema tuba. Las ma istun korraks. Ma tahan istuda tema tualettlaua ees ja vaadata asju, mis tal siin olid. Vaata, see on tšeki raamat. Need on tšekid, jah. Isegi tema nimi on siin. Elisa Pinto. Ja tema täisnimi on siin olemas. See võib olla, see on väga vana pilt. Ma ei tea, kas see on tema. Aga mõtlen, ilmselt siis, kui ta oli noor, jah? Jah, sest Joachimil olid ka samasugused pillid. Jah. Võis olla, jah. Ja vau, see on ikka veel nii hästi. Säilinud. See on väga hästi säilinud, jah. Foto. Vaata, mis taga on. 1924. Palju õnne. Ma arvan, et siin on nii kirjas. Ei, see on pakkumine. Jälle, pakkumine. Pakkumine millelegi tseremoonia jaoks. Amisaade, sõprus ja midagi juhendaja kohta. Jah, 1924. Issand, see on vana. Ja siis siin ta istus hommikul, vaatas end peeglist ja valmistus päevaks. Vau, see on uskumata. Muidugi, religioossed kujutised igal pool. Mida sa siis ootasid? See voodi näeb paremas seisukorras välja kui Joachimi oma. Jah, kindlasti. Hiir või midagi sellist. Ja loomad on seda natuke söönud. Jah. Vaata seda. Vau. Isegi tema riided on veel siin. Need on kindlasti naiste riided. Jah, nii et see on kindlasti tema tuba. Kindlasti Elisa tuba. Issand. Mu jumal. See on lihtsalt kardin. Okei, ma tahtsin selle kinni panna. Ja see toolide virn siin... Jah, ma lihtsalt jah. Ma märkasin ka just seda. Vau. Mis värk sellega on? Oota, need on kõik samad toolid. Kõik on samasugused. Tõenäoliselt said nad need mingi pakkumisega, nagu 2400 euro eest või midagi sellist. Jah. Jah, ilmselt. Siin on palju segadust. Jah, see tuba on üks. Sa oled kinni jäänud. Kõik on korras. Lihtsalt see siin.
see tuba on suur segadus ja me Tänniga juba mõtlesime. oota, enne kui sa sellesse tuppa lähed, ma just nägin siin sama fotot. Vau. Jah. See on sama foto. Täpselt sama, aga siin on see nagu kenasti säilinud. Sa rääkisid enne, vabandust. Jah, tundub, et keegi on siia mingil hetkel sisse tulnud, et midagi otsida. ja tõenäoliselt väärt asju. Mõnikord, kui vandaalid saavad teada mahajäetud hoonest või kui keegi sureb, tulevad nad siia ja rebivad kõik laiali, et väärt asju otsida. See on esimene asi, mida nad teevad. Ja tundub, et nad tegid seda 2 korda. Ja, siin pole enam eriti midagi alles. Ma arvan, et see oli kunagi omal ajal mingi söögituba. jah, ma ei tea. Tundub küll nii. Aga jah, täpselt see, millele sa osutad, see ongi kõige väärtuslikum asi. Jah. Kui sa võtaksid midagi väärtuslikku, siis mina võtaksin selle. Yeah. Täpselt, sest see tundub mulle väga väärtuslik. On küll, see on originaal, see on maalitud puidule. Jah. Nii et see on kindlasti originaal. See on väga religioosne. ma ei hakka preestrit milleski süüdistama, aga see kuulub kirikusse. Jah. Ma ei ütle, et sa selle võtsid, aga see on midagi, mida näed kirikus. See on midagi, mida ma näeksin kirikus, jah. Mitte sellises majas nagu see. Nagu paneel pühaku taga või midagi sellist, jah? Jah, täpselt. Nii imeline. Tahad kõigepealt siia vaadata? Jah. Sest siin neil oli mingi... See on see. See oli see hilisem ehitis. Sest see on betoon, jah? Jah, täpselt. Siin tundub üsna tugev olevat. See on ilmselt puit, aga seinad on kindlasti uued. Jah, sest kivi pole näha. Siit sai üle põldude vaadata ja lihtsalt vaadet nautida. See on diivan siin. Ma eeldan, et Joachim istus siin üsna tihti ja lihtsalt vaatas ringi. See suur asi siin kuulub samuti kirikusse. Jah. Näed? Jah, ma olen seda paljudes kirikutest näinud. Jah, täpselt. Taimed surevad, see on täielikult ära. Pikka aega. Siin ka lillepotid on tühjad. Jaa. Vau, ole ettevaatlik, sa astud klaasi peale. Selles kohas on igal pool klaasi. Mis see seade siin on? Mul pole absoluutselt aimugi. Näeb välja nagu suur kahvel. jah, mul pole aimugi, mis see on, mu sõber. Ja siin taga on veel üks tuba. See näeb välja nagu mingi vannituba, mis on väga räpane. Jah. Sellel pool on ka vann. Midagi eriti huvitavat pole. Jah. Sellest segipaisatud toast viib ka väike uks maja köögi poolele. Ja siin näete kindlasti selle koha vanust, sest see köök on vana. Jaa. Mu sõbrad, see on vana. Seda on näha kappide järgi, seda on näha korstna järgi, seda on näha kõige järgi selles toas. Ma ei teagi, kuhu vaadata, sest kõik näeb välja nii vana ja nii segamini. Kõik on kuhjatud ja ümber paisatud. Kas ma võin lihtsalt... Jah, seda ma tahtsingi välja tuua. Wow. Sellest saadki aru, et see on vana. Nad tõesti nikerdasid. Kivi selliseks, et see oleks nagu purskkaev siin. Jah, siin on ka väike kraan, eks? Jah, täpselt. See on lihtsalt kaunistus. See osa on lihtsalt kaunistus. Ma arvan, et siin oli kunagi pesukaus, aga nad ilmselt võtsid selle ära. Vanasti toodi lihtsalt vesi ja pandi see sinna. Okei, jah, siin sellel pool on kraanikaus. Mulle meeldib see kapp, mis siin oli nende puidust pulkadega, kuhu sai taldrikud ja kõik muu vahele panna. See on lihtsalt imeline. Vaata neid ahjuplaate. Jah. Jah, me nimetame seda PPDX-iks. Ma ei tea selle ingliskeelset sõna. Mina ka. Mina samuti mitte. Vaata seda kapi.
Vau. jaa. Vau. Tõenäoliselt käsitsi maalitud. Tõenäoliselt. See on ikka veel taldrikuid täis. Ja siis siin, sellel pool, on ahi, mille nad varem süüa tegid. Näete, et peal on nüüd tükk plastikut, nii et ilmselt pole seda ammu kasutatud. Vana tuhk on seal ikka veel sees. Kas see on Portugali oma? Guimarães? Kas me näeme neid? Jah, me näeme neid üsna tihti. Vabandust, ma eksisin. Isegi saapad. Joachimi saapad seisavad ikka veel siin. mis? See on kirikukell. Tõesti? Jah, ma ei tee isegi nalja. Ei, see on põhi. Ülemine osa. Jah, see on kella ülemine osa. Kella ülemine osa. Jaa, sul on õigus. See on ikka veel siin alles. Vau. Nii et see ripuks siin ja siis see liiguks üles alla, et kella helistada. Siin on palju tolmu. Jah, Sa pead ettevaatlik olema. Vaata viiki neid riiuleid siin. aga ma arvan, et sa pole veel märganud, et siin on ka trepp, mis viib alla ja see viib selle koha keldrisse. Vaatame siis, mida me sealt alt leiame, sest maja all on veel suur osa, mida me pole veel näidanud. See on vahva trepp. Ja see viib meid maja keldrisse. Siit näete ka hoone enda konstruktsiooni. Puidust jah, need puutüved, mida nad kasutasid. Jaa. Väga tugevad. Tundub tugev, aga samas ka väga käsitsi tehtud, jah? Täpselt. See on lihtsalt midagi, mille keegi on meisterdanud. Näed seda seal? Kõik need aastatega tekkinud termiidiaugud. Jah, see kukub mingil hetkel alla, aga see püsib kaua. See on juba 50 aastat püsinud. Selle toa nurgas on meil ka tohutu seif, mida näeme üsna tihti just sellistes väga šikkides hoonetes, ütleksin ma. Jaa. Ja siin täideti see kividega. See on lihtsalt kividega täidetud. Vaata mehhanismi. Tavaliselt sa sellist asja ei näe. Ma lihtsalt tahtsin seda öelda. See on tõesti ilus vaadata. Jaa. Selle varahoidla kogu mehhanism. Kui tahad näha tõelist megavarahoidlat, vaata kindlasti meie videod Chicago Bankist. Paljud neist varakambritest, mida me seal nägime, ja see on kindlasti video, mida sa ei taha maha magada. Jaa, need on ikka hullud. Siin on isegi mõned täis veinipudelid alles. Nad ütlevad, et mida vanem vein, seda parem ja kallim see on. Nii et ma arvan, et me võtame need koju kaasa. Mitte kõik veinid, vaid ainult mõned veinid. Ei. Tõesti, ainult teatud veinid, see peab olema spetsiaalselt selleks tehtud, eks? Ja näiteks valged veinid tavaliselt ei vanane nii hästi. Laud keldrist, Anni, selgita mulle, miks sul siin all laud on? Töölaua lihtsalt milleks iganes sul vaja on. Minu arvates näeb see natuke välja nagu söögilaud. Seal peal on ka pastakas. Kindlasti ei ole see koht, kus me sööksime, jah. Näiteks, kui sul on vaja veinipudelit täita, siis on sul lauda vaja. Jah, see on tõsi. Siin on veel rohkem kappe. Ja see viib meid mingisse tuppa. Ja ma arvan, et mingil hetkel tegelesid nad ka väikese veini tootmisega. Jaa. Siin on selgelt näha, et see on veinipress. Ma arvan, et see on pigem... Ma ei taha... Ei. Ma ei tea. Mõnikord kasutatakse seda oliiviõli jaoks, mõnikord veini jaoks. Ole ettevaatlik, sest see võib maha kukkuda. Võib hingedelt maha tulla. Vau, see käib ikka väga sujuvalt. Ma ei oska sellist masinat kasutada, aga mulle meeldib sellega mängida. Ja nüüd siin on mahutid, eks? Jah, need asjad siin, neil on küljel selline mehhanism, mida saab sealt poolt keerata. See, jah, ma näen seda, jah. Kui sa selle keerad, Tule vaata kaamerat. Jah. sa paned viinamarjad sisse. Ja siin sees on neil hammasrattad. Ja viinamarjad purustatakse. Jah. Selle asemel, et viinamarju jalgadega purustada, teed sa lihtsalt nii. Lahe. Ja neil on neid 2. Jah, neil on sellest isegi elektriline versioon. Jah. Selgelt hiljem peale pandud. Jah, see on kindlasti peale pandud. Olgu, kui huvitav kelder. See näitab meile kindlasti ka rohkem selle maja kohta tol ajal. Veinitünnid on siin all. Sellised asjad. Huvitav. Siin üleval on ka pööning. Trepp viib üles. Väga ohtlik. Ole ettevaatlik, mu sõber. Ma näen, et hoone hakkab siin lagunema. Hakkab pragunema. Jah, sa näed, et sein on sõna otseses mõttes.
krohv kukub välja. ma tunnen seda. kas sa oled enda kohale vaadanud, Tanja? Katusaken. Ma proovin seda ka drooniga filmida. jah, see on see väike ülemine osa, eks. Jah, ma nägin seda juba väljaspoolt. ja see on nagu väike torn. Jah, täpselt. See on nagu klaastorn, mis ulatub hoonest välja. Portugali majadel on palju katuseaknaid. Mulle need väga meeldivad. mida rohkem loomulikku valgust sisse tuleb, Seda parem. Neil oli neid toole veelgi rohkem, nagu mis asja. Neil on neid toole nagu terve hunnik ja ma ei saa aru, miks. Sest Joachim lahkus siit sõna otseses mõttes üksi. Võib-olla tal käis aeg-ajalt palju inimesi külas. Jah, tõenäoliselt küll. Mulle meeldib see väike pööninguruum. Ma arvan, et vanasti magas siin veel rohkem lapsi. Näed siin voodiraami. Näed veel paari tuba. Aga minu arvates pole siin midagi eriti erilist. Väga kena. Ole ettevaatlik, Tanni. Me läheme nüüd tagasi alla korrusele ja siis... Mulle meeldis siin ringi käia. Ma armastan Joachimi ja Elisa ning Pinto perekonna lugu. Tänni, mis sa arvad sellest kohast? see oli minu jaoks teistsugune. Ma pole kunagi varem preestrimajas käinud. Hei. Eriti nii uhkes majas nagu see. Hei. ja nähes, kuidas aastad ja aastad on möödunud ning see kraam on ikka veel siin. See on hullumeelne. Jah, minu jaoks on lihtsalt uskumatu, et me astume tagasi 50 aasta tagusesse aega. Ja ilmselt seda sa üritadki öelda. Jah, täpselt. Täpselt, see on hullumeelne. Mul on hea meel, et me saime selle enne kadumist jäädvustada. See jääb internetti igaveseks. Nii et aitäh kõigile, kes seda vaatavad. Te olete osa sellest. Ja tellige see kanal, pange sellele videole pöial püsti, kirjutage kena kommentaar. Kirjelduses on ka link sellele lehele, kus te praegu olete. Seal saate kanalit toetada ja kindlasti vaadake seda väikest Portugali meest kaamera taga. Aitäh, tema link on kirjelduses. Ja sellega tahame teid väga tänada ja kohtume järgmisel nädalal uues vinges episoodis. Ärge kukkuge palun, armastan teid kõiki. Tšau.